börsile. Tere head kuulajad, käes on 4. august, viljakoristushooaeg käib juba Eestist neist tuuridel, sisuliselt võiks juba öelda. Tõsi jah, võib-olla mõned kombainid siin mõnedel tootjatel veel põldu pole jõudnud, aga kindlasti kohe-kohe on jõudma, sest ilma ennustus praegu ka soosib ja koristus tõesti meil tuure kogub. Mina siis Martin Maantee saatejuhina ja siis hetkord külas ka Bert. Tere Bert, Bert Tai. Tere. Meie viljaäri tootejuht ja saade jätkuvalt põllult börsile ja hetkel põllult tundub, et kaup on, mida börsile viia. Nii et vaatame korraks selle üle, mis me siin turgudel on toimunud. Iseenesest, mis on tegelikult minu jaoks väga huvitavaks asjaoluks tekkinud on see, et meil ju, ka varem olen rääkinud Mustas meres pingetest, need pinged püsivad. Tegelikult on isegi rünnakud erinevatele infratele ja ka laevadele läinud isegi intensiivsemaks. Aga kui me vaatame nisuturgu, siis nisuturuga me oleme siin, tipp käis meil ära see 250,5, täna kaupleme siin juba alla 230 tasemetel, et millest see tingitud on, sest et justkui nagu olukord on väga-väga tõsine, kaupa ei liigu, aga hinda nagu ei ole. Jaa, samati olen ka mina seda mõtiskanud ja ise ma ei näinud ka suurt põhjust, miks börs peaks alla tulema. Ühe põhjusena on see, et kui me vaatame, mis oli reedel, oli meil kuu lõpp ja nädal lõpp koos, mis on fondide jaoks üks hetk, kus nad tihtipeale tõmbavad kasumeid lukku ja seda ka tehti, et fondid, kes olid pikal positsioonil panustanud turu tõusule, neil oli hea hetk kasumit lukustada ja sellepärast ka müügisurve ilmselt tekkis. Nüüd kui vaatame seda geopoliitilist olukorda, siis ega sealt või suurest pildis, nagu sa ütlesidki, mingit muutust tulnud ei ole. Pigem on läinud isegi olukord kõik nagu tõsisemaks. Tõsisemaks, jah. Ja teiselt poolt tullakse küll kaubaga nüüd siiapoole, tullakse Balti merre, on esimesi kõlakaid ka, et Balti riikidest teatud sadamatesse on siis Vene kaubatransiit tulemas. Aga jällegi, see on ainult väike osa, mis nad jõuavad siit kaudu teha. Ja nii ka mõlemad, nii Vene kui ka Ukraina põllumajandusminister on avaliku pressi etteaste teinud ja mõlemad on tunnistanud seda, et isegi parimal juhul, kui nad saavad kõik alternatiivsed teed käiku panna, siis nad katavad ära heal juhul poole nende varasemast ekspordivõimekusest ja ekspordikiirusest. Ehk nad oma ekspordi tavapärasest tempost jäävad ikkagi kõvasti maha. See on ikka tegelikult päris suur vahe, et kas sa saad seal tõesti eksportida seal 40 miljonit või 20 miljonit, see on ikkagi nagu väga suur muutus. Eks näis, eks seal need, olukord muidugi Mustas meres võib ka laheneda, aga hetkel tundub, et see lahendus seal väga kiirelt tulemas ei ole ja ma siin aru, et siin Vene pool on juba ka siin mõelnud, et armeerime viljalaevad ära, paneme sinna antitrooni tõrjed, kõik jutud peale, et aga ma ei kujuta ette, kes sinna ikkagi lõpuks sinna laevaga nagu järgi läheb. Ja pluss on tegelikult see, et seal ju Aasovi mere ääres need terminalid, nad vist ei võta isegi praegu vilja enam vastu, eriti suures mahus, et seal on rekkade ligipääs ka piiratud puhtalt julgeoleku kaalutlustel ja see kohe vähendab seda kauba käivet sealt ja see kaup peab jõudma ikkagi kuidagi teistpidi turule. Jah, ja ma arvan üks asi, mis seda hinda on ka alla võib-olla võinud, on see, et turul oodatakse mingit edasist eskaleerumist. Et mis see täpselt olema saab, on raske öelda. Aga üks asi, mis see tagasi jääb, on see, et nagu me oleme palju rääkinud, siis Põhja-Aafrika, Türgi, põhilised riigid, kes on sellest täna luku taga olevast viljast varem toitunud, neil olid väga head saagid ja nad jätkuvalt elavad ja saavad sellega hakkama, et nad ei ole täna näljased selle saagi järgi. Ja keegi ei taha seda paanikat ja lühiajalist pinget osta. Aga kui see nüüd ei olegi nii lühiajaline ja mitte lihtsalt paanika, siis ühel hetkel see ostusurve tekib, siis ma arvan, me näeme ka Matifis taaskord ülesvale liikumist. Jah, aga samas ega tuleb ikkagi jätkuvalt meeles pidada, see vili on olemas. Vili on olemas, see tuleb kindlasti midagi välja. Ja see ongi kuidagi, mulle isiklikult nagu isegi tundub, et turg kuidagi võtab see teadmiseks, et see vili on olemas, see tegu on toiduga, küll leitakse lahendus, täpselt nii nagu aastal ka 2022 leiti lahendus lõpuks, aga ma ei tea, praegu see, kogu see hävitatud infra selle taastamine võtab ilmselgelt aega, pluss meil on tegelikult ju ka Donau jõe vee tase on väga madal, kust kaudu ka Ukraina saaks eksporti teha, sealt ka kaubad väga ei liigu, pluss veel omakorda seal ka veel sai mingi infra, sai jälle rünnakutest pihta, nii et
ma ei tea, kuidagi tundub, et seda kaupa välja saada mööda seda Musta merd, isegi kui kõik on rahu, päris keeruline. Ja millest me räägime, on ju puhtalt börs. Teine asi on see, mida teevad preemiad, et nagu ma mainisin, seda kaupa on Balti mere liikumas ja see kaup tuleb siia odavamalt, ka isegi kõvasti odavamalt. Ja isegi kui see tõesti motiiv püsib üleval, läheb ülesse poole, siis preemiad nisul, odral ei pruugi seda sama teha, kui füüsiline kaup meie meres ikkagi on nii palju odavam, mis on Vene päritolu. Jah, et kui seda Vene päritolu vilja ja seda on juba kuulda, et siin ka meie lõunanaabri sadamatesse on suure tõenäosusega liikumas mingil hetkel, siis ega see jällegi see meie kohalikule tootjale väga hästi ei mõju. Kindlasti mitte. Aga ja teised suured kaotajad tegelikult on ka ju Ukraina ja Vene enda põllumehed. Et Vene põllumeeste rahalisest poolest ei ole väga palju uudiseid mina näinud isiklikult, aga ukrainlaste kohta lugesin seda, et nende viljahinnad on langenud ligi 30%. Mis on väga, väga suur kukkumine. Jah, et mina olen läinud siin isegi numbrid, et siin siseturul on odra hind $130–140 per tonn. Ehk siis kui me paneme selle omakorda eurodesse, me saame sealt veel väiksema numbri, et kujutage ette, head kuulejad, et kui te peaksite tootma otra täna selle laigel aast võib-olla 120 euroga tonn müügi hinnas, et see on jah, suhteliselt ikkagi keeruline. Ja kui sa räägid seda finantsilist olukorda ka, kas Vene või Ukraina põllumees, siis tegelikult viimastel aastatel on pigem paremas siis olnud Ukraina põllumees, sest et neil ei ole eksporditasusid ja ütleme, kõik see pool on olnud kuidagi nagu lihtsam, et seal Vene poole peal on olnud need eksporditasud ja riik on muidugi suurem, logistik on kallim, aga lihtsalt et üldiselt majanduslik olukord on olnud pigem parem Ukraina põllumehel kui Vene tootjal viimastel aastatel, et ja peame siin ka silmas pidama, et veel maisi saak on põllu peal. Et see on ka üks asi, mis on ladudesse tulemas ja veel seda ladude survet Ukrainas suurendamas, seda probleemi suurendamas. Jah, eks seal on ka räägitud sellest, et umbes, et tuleb siis panustada rohkem sisemaa ladude peale, aga kui sul need ladusid ei ole, sa pead need ehitama hakkama, kuidas sa jõuad, et see ma ütlen, lõpuks on võib-olla lennuväljadel on maisi ja nisu pikad kuhjad maas, mingi isegi tenti pane peale, last ei olla, tuleb vihma, pealmine kiht läheb hapuks, aga alt on ikkagi okei, et täitsa vabalt või nii juhtud, et see lihtsalt lõpuks seisabki lageda laeval. Jah, ja selleks, et seda minema saada, kui Mustmeri on kinni, siis neil ongi ju põhiliselt raudteed või Donau. Täna Donaus on läbi ajaloo madalaim veetase, mis raskendab kõvasti sealt transporti ja seal transporditavad koguseid. Ja raudteega on see siis faktor, et ega keegi ju nendele ei anna sõja eest kindlustust. Et piisab ka mõnest droonist ja pommist sinna piirkonda ja on ka see raudteetransport häiritud. Et igati pidi, kust vaadata, on see olukord mõlema poole põllumajandussektori jaoks valus. Ja võib-olla ka sellepärast see börs ei tõuse väga, et ka turg ootab seda, et see on mõlema poole jaoks valus ja mõlema poole huvides see on mingi lahendus leida lähiajal. No elame näeme jah, et seal, ma ütlen, ma olen seda ka varem öelnud, et aga olukord tundub palju hullem kui aastal 2022. Et see on nagu siuke puht faktidele otsa vaadates, et nii on. Aga tuleme ka siin Euroopa poolele ka, et Euroopat ka siin ju isest jätkuvalt meil kuumalainet ka, nüüd on vist juba 4. või 5, ei teagi, need on natuke järgi sassi läinud, on siis meid ju kummitamas, aga eks seal ka kõik ootame ära, mis siis tulevad Euroopa maisisaagid, kõikide teiste suvikultuurisaagid, aga lihtsalt teadmiseks, et siin on täitsa välja arutatud kõikide kuumalainete peale siis see nii-öelda saagikadu ja pandud see rahalisse väärtusesse, et see number on 2,8 miljardit eurot on see, mis on arvestuslikult tänu kuumalainetele siis üle kogu Euroopa läinud kaduma. Seda ei saa võtta selliselt, et see on kohe nagu hull kriis, sest algne saagitase oligi juba hea ja kõik väljavaated olid head, aga lihtsalt teadmiseks, et minu teada on Euroopa Liidu siuke põllumajanduse kriisi meetme reserv on aasta kohta 450 miljonit eurot. Et kui meil olekski tõesti väga madal ka saagitase juba alguses, siis 450 miljoniga 2,8 miljardit, vaata kuidas tahad, aga need numbrid kokku ei lähe. Et neid ära klattida ei saa, aga jah, see on ikkagi päris suur number, et mis on tegelikult meil sisuliselt põldude pealt tänu päiksele haihtunud õhku. Ja eks siin ka
USA raport ka meil tuleb siin varsti välja, et siis saame ka näha, mis siis numbrid pannakse kirja ka Euroopa kogutoodangule ja tegelikkuses seal saab olema kindlasti ka väga huvitav see, mida juba pannakse kirja Ukraina ja Vene nisu ekspordi peale. Ja ma arvan, see on üks asi, mida turg ootab. Jah, kahtlemata, sest et need on ikkagi üliolulised numbrid, et seal on, sest oleme ka seda varem rääkinud, et kui sul ikkagi, sa jääd sellest ekspordi tempost maha, siis seda kinni püüda enam väga reaalne ja võimalik ei kipu kahjuks olema. Jah, siis positiivne sellele hooaja hindadele ja negatiivne uue hooaja hindadele, et niisugune nii-öelda eks näeme selles mõttes, et kui lõpuks oleme ikkagi faktis, et turg läheb mingil põhjusel ikkagi alla, siis on vana hea tõdemus, et turuga vaielda ei tasu. Täpselt. Et kui nii on, siis tuleb võtta vastu see, mis on ja müüa sellega, mis on, sest et alati võib minna hullemaks. Aga tuleme korraks ka rapsi juurde ka, et rapsi puhul lihtsalt, me oleme rääkinud hästi palju toornafta liikumisest ja kuidas raps käib seal käsikäes ja on käinud ka. Aga lihtsalt eelmine nädal kuidagi see käsikäes käimine lõppes ära, sest et toornafta püsis seal 90 tuuris, seal võib natuke alla 90, mõni päev üle 90, aga raps ikkagi on tulnud järjest allapoole. Ja okei, täna on tõesti ka toornafta tulnud alla, aga jah, kuidas see täna siis ütleme, kas rapsi puhul on tekkinud meil mingid häid saagiuudiseid või kuidas see ütleme selline lahti murdmine hetkel on tekkinud, et mis see taust võib seal olla? Jaa, ega see raske öelda, ma arvan, ühelt poolt on see põhjus sama, nagu me enne rääkisime, see sama fondide pool, kes olid samuti ju ka Madifi rapsi peal pikas positsioonis ja kes võtsid sealt oma kasumeid välja. Et tõesti, raps on täna surve all olnud, rapsis saagid, kui võtame, on ju justkui peale Baltikumi, igal pool mujal on ju olnud gramm alla ootuste. Et aga täpselt, kausa täpselt nii-öelda börsi kukkumise põhjust ma ei oska siin täna välja tuua. Eks seal ongi pigem tõesti see, et kui see reedene päev oli ju tõesti kuu lõppega, siis fondide poole pealt seda kasumit sisse cashida, see ongi tegelikult väga loogiline, siis see ongi nende töö ja nii on, et selles mõttes, aga lihtsalt rapsiturg on kuidagi ka hästi volatiilne, seal trendi, kus justkui ka väga ei tekigi, et me oleme mingi päev, või isegi 2 päeva järjest oleme üles, järjest 2 päeva sama targalt jälle tagasi alla, nii et oleme siukses, ma ei tea, isegi kuidagi ütleks võib-olla seisakus kohati, et ja rapsiga oli ka, see eeldati ka, et see Ukraina raps jääb kuidagi luku taha ja see ei tule välja, aga tegelikult see liigub väga kiiresti, on raps jõudnud Läänemerre ja on siin meilegi pakkumisi tulnud ja tean, et ka naaberriikidesse on Ukraina rapsi võetud, et raps on küll Ukrainast kiiresti jõudnud meie piirkonda kohale. Rapsiga peaks olema just ka Ukrainal mingi vaba kaubandusleping ka, nii et seda saab suhteliselt lihtsasti Euroopasse tarnida. Kui meie siin oleme vaadanud, et siin Euroopas turud käivad üles alla, siis minu meelest USA turud on olnud veel heitlikumad, sest seal kuidagi see, ütleme, tundlikkus igasugusele uudisele on läinud väga ekstreemseks, et kui siin ikkagi vahepeal oleme ka rääkinud, et USAs oli hästi pikk kuivaperiood, siis tuli korraks jälle ilmaennustus, mis näitas vihma, turud tulid kohe kolinal alla, väga kiiresti alla ja siis jällegi mingid osariigid seda vihma ei saanud, siis turg jälle natuke taastus, et selline üles-alla käimine on päris jõhker olnud, aga täna USA-s on võib-olla, mis on kas märkimisväärne, aga mis silma jääb on see, et maisi neid reitingud on tõmmatud alla. Et täna hea kuni väga hea seis on lailast 60% kogu pinnast, mis ajalooliselt 5 aasta keskmisena võiks olla 64%, see on küll väike vahe, see 4%, aga turud tunduvad, et reageerivad sellele päris kiiresti teravalt, et kui need reitingud peaks tulema veel rohkem alla. Ja mis võib-olla on eriti probleemsed osariigid on Dakotad, Põhja- ja Lõuna-Dakota, kus siis reiting on suisa 50% ja seal on kuivaga on põllumehed saanud ikka väga korralikult pihta ja see võib mõelda küll, et need on ainult 2 osariiki, aga need toodavad väga olulise osa kogu USA maisi aastast maust. Ja võib-olla mis USA poole pealt veel, siis ega soja käib ju samamoodi, esiteks on toornafta seos, aga seal on ka siis need Hiina ostud on alati teema. Ega siis Hiina on ostmas ei ole, nüüd Hiina jälle siin võttis 14 laevateid pani lukku, 26-27 kaubastamishooaja soja, nii et seal on ka pigem sellist optimistlikumat vaadet on tekkinud juurde, aga mõttes on jällegi, see on ikkagi
noh, see on nagu väike protsent kogu nendest sellest lubatud mahust, mis peaks tulema aasta lõpuks kokku 25 miljonit tonni, nii et see on ka niisugune veel väga lahtine kaart. Aga need soeostud on päris palju turgu mõjutanud. Et mõlema ostu puhul, mis siin lähel olnud on turg päris korralikult üles hüpanud. Teine asi, mis veel muidugi õlikultuuride hinda mõjutab eurode mõttes rohkem kui teraviljade hinda, on eurodollari kurss. Ja euro on lähinädalal siis muutunud tugevamaks. Et kindlasti see on see, mis on nii-öelda siis rapsi hinda meil allapoole toonud. No kahtlemata, kurss on oluline teema ja nii on. Okei, aga võib-olla veel korraks ka veel Eesti koristust ka, meil on nüüd tulnud kaupa järjest peale. Nisu kvaliteetidest näeme, et tegelikult veel vähe, nagu sükest nagu väga pinnavirvendust alles. Väga pinnavirvendust. Üldjuhul üldse, kui siin turul keegi kuskilt on väga positiivselt üllatanud, siis suures pildis nähakse täna Baltikumi, kus on väga kõrged proteiinid ja muud näitajad olnud ja saagid, just siin rääkides siis Leedust ja Lätist. Eestis esimesed koristused on olnud väga äärmustesse. Et oleme näinud väga kõrget protti, samal ajal kleepvalku ja langemist, aga on seal olnud ka kombosid, kus ei ole kleepvalku, ülejäänud on olemas, kus ei ole langemist. Et üht asja, mis võib öelda, on see, et mahukalud on olemas. Mahukalud on olemas ja valdavas osas on tegelikult kvaliteet ka kas toidus, kas ta on siis madal toit või keskmine toit, aga toidus on olnud see nii. Jah, ja tahan ühte veel ära mainida, see ei puuduta nisu, aga rapsimine tuleb ka praegu päris hoolega sisse, et üllataval kombel raps on seast saanud varem valmis. Õlisused on väga kõrged, mis tulevad Eesti põldude pealt, et siin on küll väga suur kiitus kõikidele Eesti põllumajandustootjatele, kes meile nii hea õlisusega rapsis Kanala Baltikusse tarnivad. Ma võin eksida, kas see praegune rekordnumber on meil, kas sellest toest on kas 51,5% õli või isegi 52 juba. Pean täpsustama, aga kõik, mis on juba üle 50% õlisus, see on, tundub natuke uskumatu. On, õlisused on väga head. Ja on kuulda ka, et rapsisaagid tegelikult on ju väga head tootjatel. Et raps, kui me paneme nüüd sinna veel juurde selle õlipreemia, tundub see aasta üle pika aja oma rahakultuuri nime välja kandus. Ja ma võtsin ka isegi välja, et kui võtta tänane baashind ja siis üle 50 õlisus, siis sa saad juurde seal circa, ma ei mäleta, kas oli seal mingi 60 eurot tonn äkki isegi, kui sa võtad seal 3-4 tonni hektari pealt, 3 tonniga on seal 150–180 eurot hektar puhtalt õlisuse lisa, nii et raps, mis siin võib-olla viimased aastad on natuke peksupoiss olnud, sest umbes ei talvitu ja nii edasi, kahjurid on palju, siis ma arvan, et see võib küll see aasta olla väga hea tagasitulemine. Aga head kuulajad, jõudu teile tegemistes ja koristamisel, et pikk maa veel minna, aga hoiame teid kursis, mis turu peal toimub ja et teil saaksite ikkagi tehtud kõige õigemad otsused kõige õigematel hetkedel ja seniks jõudu tööle. Ja, kohtume uuel nädalal. Põllult börsile.